väsinud kõigile see terve nädal interneti taga või mis me teeme. Aga see on väga tore nüüd. Me olime siin ja võtame seda aeg ja lihtsalt me näeme teeme teineteist siis. Ja täna oli planeeritud, mul tulime kokku Kuusalus ja me teeme mingi projekt, aga nojah, ikka me ei tea veel, kuidas asjad lähevad edasi. Loodame varsti tuleb see uudis, et me saame lihtsalt liikuma ja järgmine kord töösti. Aga nagu eelmine 2 korda me tegime ka veebiseminar, me mõtlesime seekord, las me lihtsalt proovime meie teemad, mis on see nädalavahetus planeeritud ka seda marside kogunemik ja midagi veel rääkida, kuidas asjad edasi liikuvad. Ja meie aastaplaan 2021, mis oli tegelikult planeeritud, ma arvan, meil on meilid juba näinud, me lükkame lihtsalt neid kuupäevad edasi ja siis oli suvel augustis on Hiiumaa puhkpillipäevad, mis me tegime 6, 7, 8 augustist ettepanek ja oktooberlaagris on Kuusalus, mis on tegelikult täna oli meie juubelikontsert Kuusalus. See me lükkame oktoobri lõpus, koolivaeg, see viimase nädalavahetus. Ja see projekt, mis tegelikult viimane veebruar oli Tartus, lükkame november 26 kuni 28 lihtsalt koos Alan Järv ja Erik Luimans ja Big Band Tartu. Siis see on nüüd planeeritud, aga me ei tea, mis aeg toob meid, aga me loodame lihtsalt paremad ja ma ei taha lihtsalt liiga palju rääkida täna, aga ma tahan lihtsalt täna on suur teema. Me saime see email juba, kus on neid põhiteemad on, aga ma annan varsti sõna kätte Harri, kes juba väga palju ettevalmistustöö on teinud ja meil on näinud seda juba, ta saab ise seletada, kuidas meie marside kogumik ja mis veel tuleb juurde, mis ta tahab rääkida, kui meie küsimused on, siis me planeerime lihtsalt kell 12 lõpetada, aga siis minu poolt on seda, kas keegi pärast on küsimused, siis saame seda aega võtta, siis aga ma annan nüüd sõna Harile. Aitäh, Bert, aitäh võimaluse eest, et tutvustada projekte, mis siis täna on Puhkpillimuusikakoja töölaual ja veel nii palju sissejuhatavalt, et kui tekib küsimusi, mille juurde oleks mõistlik või vajalik pärast tagasi pöörduda, siis kirjutage neid chati ja chati sinna ma panin ka ühe praegu lingi, mida võib-olla on igal ühel lihtsam ja mugavam pärast oma ekraani peal vaadata ja jälgida, et kui 5 suuremat projekti ja osa nendest on veel selliste allprojektidena vaadeldavad, seda nimekirja võiks veel isegi natukene pikemaks kiiretada. Nii, 2020 aasta jaanuaris sai saadetud maakonna siis kuraatoritele välja, laulupeo kuraatoritele välja kiri, et on olemas meil selline plaan tekitada marsikogumik, kus oleks siis
unifitseeritud seadetes erinevad marsiviisid. Ja jäime ootama maakondadelt siis ettepanekuid, mis võiks olla nende võimalikuks esinduslooks siis. Ja suur heameel, et enamus maakondadest tulid vastused või suunati siis kuraatorite poolt edasi nende inimeste poole, kellega asju edasi arutada ning märtsikuuses oli meil praktiliselt olemas kondikava selleks, et hakata koostama kogumikku. Suur heameel on sellest, et nende piirkondlike ettepanekute taha tulid ka kohalikud kultuurkapitali ekspertgrupid, kes 10 puhul 15 võtsid toetada ka nende valitud marsside siis seadmist või isegi olid valmis esitama tellimuse uue repertuaari kirjutamiseks. Maikuus oli meil planeeritud eelmine aasta ka VOP-i kogunemine Rakveres, kus oleks olnud siis see arutelu koht, milline võiks ja peaks olema formaat. Aga siis jõudis enne meie plaanide täitumist kohale see COVID, mis pani meid nüüd juba rohkem kui 400 päeva tagasi eriolukorda ja toimus üle veebi arutelu siis, milline võiks olla seade. Kaasatud oli kaasusid hulk VOP-i inimesi, Soomest oli Jukka Viitasaari veel meil selle arutelu juures ning me jõudsime minu meelest väga hea ja toreda siis sellise formaadi nagu kokkuleppele, et mis see unifitseeritud formaat siis võiks taolise marsikogumiku puhul olla. Selle formaadi juurde ma tulen veel natukese aja pärast uuesti tagasi, aga olgu siin ära öeldud see, et 5 päris uut marssi on tekkinud. Tänaseks on kogumiku siis lood olemas ja seadedki olemas ja asi on lõpusirgel, noodigraafika veel tekitamisega ja veel ülekontrollimine võtab aega. Aga siis need päris uustulnukad olgu siin eraldi ära nimetatud, nimelt Pärt Uusbergil on üks selline lugu nagu Tants Kuuvalgel, mis on marsi rütmis, aga see on esitatav ainult suure orkestriga ja Pärt Uusberg ise ei soostunud nagu seda uut varianti oma tantsust Kuuvalgel tegema. Ta on praegu lihtsalt hästi hõivatud ja tegi ettepaneku siis Peeter Saanile, et Peeter Saan võiks teha teemal Tants Kuuvalgel uue loo. Haapsalu marsiga on VOP juba tuttav, seda mängisime Haapsalus, kui meil oli seal kogunemine. Päris uue loo kirjutas siis Martti Nõu, mis on väga huvitav minu meelest, aga korraks ma annan pärast veel selleks sõna Matile, et kes on nüüd edasi tegelenud selle Martti Nõu Saaremaa
Marsiga seda noodigraafikat kontrollinud ja ka siis salvestustega tegeleb selle Marsi salvestamisega. Nii, hea meel Põlva maakonna loost Taevaskoja radadel. Põlva maakond tellis Riivolt uue Marsi, mis on väga just nimelt sobilik minu meelest käigumarsiks ja uueks looks on ka Valga maakonna lugu Las minna Valgast Sangaste, mille sünni eest tuleb tänulik olla siis Lauri Õunapule ja Ott Kasele, kes siis koostöös panid Liivimaa 2 viisist kokku äärmiselt toreda ja noortele igal juhul väga meeldiva loo pealkirjaga Las minna Valgast Sangaste. Nüüd on olemas Oti käsimängus siin Põhja-Eestist Kuusalu pulmamarsi näol ja siis Lõuna-Eestist ehk Põhja-Liivimaa lugudest Las minna Valgast Sangaste, et meil on olemas teatav selline juba pärimusmarsside traditsioon tekkimas, võiks öelda. Kogumik valmib siis sellisel moel, et meil partituurid avaldame paberil köidetult 15 marssi kõik ühes kogumikus ja partituuriga kaasas käib siis 27 erineva partii printfailid ja need partiid on siis üles ehitatud või need partiid on siis tekitatud juba konkreetselt pillidele, nad on küll in C, in B, in S, kuid siiski on silmas peetud in F, kuid ikkagi on silmas peetud konkreetseid instrumente ja need instrumendid on siis sinna juurde märgitud. Ja seesama link, selle ma panin teile ka chati, on teil võimalik minna sellele leheküljele iseseisvalt, kuid ka ma proovin siit nüüd tekitada vaate, kas teil tuli see maakondade marsiviisi sait nagu ekraanile või? Loodan, et on, jah? Jaa, on olemas. Ja. Et sellele projektile sai tehtud omaette siis kodulehekülg, kus juba seadetest oli põgusalt juttu, et tegelikult on siis tegemist 7 häälse seadega, millest oluline on tähele panna seda, et see 3. kuni 7. hääl moodustavad omaette ansambli, ehk siis see 3. hääl on just nimelt viisi hääl. Ja siit edasi loogika, eks ole, 2. hääl, 3. hääl, 4. hääl, 5. hääl ja esimesed 2 häält ehk ülemised hääled on siis selliseid muusikalisi ornamente ja orkestraalseid kaunistusi lisavad partiid. Ja omaette on löökpillid, kui on mitte ainult trummsetiga asjad ei piirdu, vaid seal on partiide loetelu me näeme siin.
kus on märgitud siis kõik partiid eraldi, et esimene hääl flööt ja nii edasi, et tegelikult see viisi hääled või ansambel hakkab siit kolmandast 3, 4, 5, 6 ja nii edasi, 7. Ja löökpillid on siis meil, on tehtud partii nii setile kui eraldi rivivormis esitamiseks väiksele trummile, basstrumm ja plaadid, siis kellamäng ja ühe loo puhul on meil olemas ka siis võimalus kaasa laulda. Puhkus Viljandis on see, kus on juures ka vokaalpartii, et kui on tahtmist või põhjust kaasata ka lauljaid. Nii, pöördub korraks sisukorra poole. Et siin on need 15 lugu ja nende lugude siis seadete eest suur tänu seadjatele, kellest siin nimetan kiiresti ära kohe kindlasti Ott, kes on väga paljude lugude ümberseadmisel ja ka uute lugude juures kaasa väga palju panustanud. Petersonil on olnud seadmise juures suur osa. Tarmo Vallis tegi ise seade, Arvi Mido, ta on siis Tartu Marss ja Hando seadis Hiiu maakonna Emmaste koolimarsi. Mati on mitmel puhul seadina kaasa rääkinud. Nii. Siis võib-olla sellest tellimisest ja kogumiku hindadest, et nagu nimetasin, partituuri anname välja paberkandjal ja lähtudes loodushoiu suurtest eesmärkidest ja rohepöördest võtsime vastu otsuse siis, et partiide pakki kellelegi kaasa, nii-öelda ei sunni ostma, vaid igalühel jääb endal võimalus valida, milliseid partiisid tal parasjagu tegelikult vaja on ja saab välja printida neid siis ka vastavalt sellele, milline on tema formaadi eelistus. Et välja need saavad antud landscape'il ehk siis põiki formaadis partiid ja partituur on püsti formaadis, aga siis kas see on suurelt puldilt mängimiseks, siis võib suure noodina välja printida vajaduse. Ja kui keegi marsi raamatuna seda kasutab, siis see on mõeldud ka selle peale, et ta on terviklikuks marsi raamatuks köidetav. Ja kui on soovi, siis ka koda saab pakkuda välja selle võimaluse, et vormistame nagu selle ka partiid nii-öelda kiletatult ja nurgast köidetuna vastavalt siis tellija soovile, kui selleks põhjust on. Aga tänapäeval, kus meil on neid igal orkestrijuhil mingisugusele printerile ligipääs võimalik, siis äkki hoiame sellega jätame mõne puu kasvama, kui me need partiid anname välja siis sellisel moel. Nii. Siin veebilehel on ka siis autorite kohta tutvustused ning olgu ära öeldud see, et see veebileht on järjest täienemisel, veel ei ole kindlasti see lukku pandud.
ja siit jõudsin sinnamaani, et lähtuvalt just praegu sellest Covidist tulenevalt on meil kõigil probleemiks, mida orkestrid võiksid teha sel ajal, kui me koos mängida ei saa. Ning olen avastanud sellise toreda, minu meelest veel meie jaoks avastamata Nokia, milleks on siis Tore Mi. Käo on selle loomise taga, Heiki Käo ja kitarrist, kes tegi selle algselt kitarriõppe tarvis, kitarriõppe e-õppe edendamiseks, kuid see on läinud edasiarengusse ja täna on selle Tore Mi klooni ära ostnud tegelikult ameeriklased ja Ameerikas edasi arendatud versioon on muutunud seal ülipopulaarseks, on jõudnud seal miljonite kasutajateni ning on väga tõhusaks töövahendiks osutunud. Nii, aga et mitte jääda ainult jutu juurde, siis olgu ära öeldud, et sellest Tore Mi's on täna kolm lugu, 3 loole on tehtud salvestused ja neid on võimalik siis õppida nii-öelda partii haaval. Nüüd siit lähengi praegu siia Tore Mi'sse sisse ning siin on siis juba konkreetselt Oti seatud Priit Raigi Tormakas algus ning mis on siin selle asja point, nagu öeldakse. et seda on võimalik kuulata siin kõik hääled koos või konkreetse partii haaval. Ja mitte ainult kuulata, vaid seda on ka võimalik siis ka ise õppijal salvestada, aga lugu teada-tuntud tuttav Mikal Tete ei mängi, aga mida siis nimetaksin, et siin on partiid on mänginud sisse konkreetselt inimesed, need ei ole mitte MIDI-failidele selle loo juures, vaid on demopartii, näiteks siin on meie klassikatäht Siret Sui, selle partii minu palvel salvestanud ning seda on võimalik nii kuulata kuidas see asi peaks kõlama. Kui ka on olemas salvestusvõimalused, kui ma oleksin praegu flöödimängija, siis paneksin ta lihtsalt salvestusrežiimi ja me ise kaasa mängides tekib, kuna praegu ma ei mänginud, siis ta stoppas protsessi, aga tekib salvestus ja siis see programm ise võrdleb, kui palju neid noote läks siis kokku sellega, mis on esitatud, milline oli intonatsiooni erinevus, millised olid rütmi erinevused ja selle kohta saab siis mängija saab automaatselt tagasisidet. Täna hetkel on siis Tormakas algus olemas, on olemas Las minna Valgast Sangaste, mis on uus lugu, pean ise seda juba ainuüksi selle loo pärast, et tasus seda marsikogumikku
koostama hakata minu meelest. Nii, aga ühiskuulamist me siin korraldama ei hakka. Küll jälle samasugune teema, et meil saab valida konkreetse pillimängija, partii ja kuulata, kuidas näiteks klassikatäht Toomas Oskar Kahur selle sisse mängis ning proovida seda sama asja järgi mängida. Mis on antud programmi juures väga, väga tore asi, et ka siin, kui on seotud asi analoog esitusega, on võimalik ikkagi muuta tempot. Kui õppimiseks on vaja võtta rahulikum tempo, siis ma muudan tempo ära ja saan seda asja toimetada vastavalt oma vajadustele. Nii. Ja kogumiku kolmas lugu praegu, mis on meil üles õnnestunud panna, on siis Riivo Jõgi Taevaskoja radadel ja selle loo esituse juures ei ole siin nüüd ükski mängija ükski inimene veel partiid esitanud, on tegemist Riivo poolt elektrooniliste soundidega, väga heade elektrooniliste soundidega, siis näidiste tegemisele. Nii. Ja need soundid on vägagi adekvaatsed, kindlasti nad ei asenda ühtegi mängijat, aga õppimise jaoks, et ma saaksin noodid ära õppida ja rütmid ära õppida, on täiesti Nii, aga täna hommikul enne seminari algust Mati tahtis nendel teemadel natukene sõna, et Mati, kas sa praegu on see koht, kus tahaksid rääkida? Jaa, tere jõudu kõigile headele kolleegidele. Et ma hea meelega räägiksin siis praegu selle kogumikuga tegelemise praktilisest poolest läbi selle protseduuri, et ma olen nüüd Lihula linnaorkestri pillimeestega võtnud ette ühe sellise uue marsi, nagu oli Marti Nõu Saaremaa marss, salvestuse. Et no loomulikult kõik enda planeeritud ja kõik muud tähtajad on seoses selle koroonajamaga uppi lennanud ja seegi, mida mul praegu on õnnestunud teha niimoodi poollegaalselt mängides sellega, et millega me siis tegeleme. Nii, räägiks natukene sellest teosest siis kõigepealt, et Harri ilmselt seda ei rõhutanud, et kõik need teosed ei ole kaugeltki käigumarsid, et on nende teoste hulgas
asju, mida saab mängida pigem paigal seistes kui käies ja isegi selliseid, mida saab mängida pigem istudes kui seistes. Et no minu hinnangul see Marti teos on pigem selliste kontsertmarsside hulka sobiv ja mõned asjad hakkaksid tööle niipidi. Nii, aga selle salvestamise käigus no ma jõudsingi natukene selle teemani nagu striheering, muusikaline mõtlemine, interpretatsioon. Ma korraks share'in oma ekraani. Panen siia ette kõigepealt ühest teisest marsist. Nii, Kostopi kevadmarsist. Panen siia ette selle pildi, mismoodi ta on graafikasse jõudnud. Ja panen siia kõrvale selle pildi, mismoodi ma rõhutan mina, tahan, et neid sama 4 takti artikuleeritaks. Nii, no ilmselge on see, et see, mismoodi mina tahan, oleks noodigraafikas ilmselge võrgumüra. Et selles mõttes, no ta võib olla kõik väga õigesti tahetud, aga kusjuures mõnes teises orkestris see võib-olla toimib hoopis teistmoodi. Et palju asju on kokkuleppelised ja tegelikult ütleme niimoodi, et mis hakkas praktilisel salvestamisel silma, et niipea kui on punktid, aktsendid, kriipsud, niipea tekib kerge interpretatsiooni moment igal juhul. Ja see on see koht, kus do re mi keskkonnast võiks olla kõige suurem abi just kuulates seda, kuidas mingisugust asja interpreteerib tuntud selle eriala esindaja. Et selles mõttes igasugused punktid, kriipsud, aktsendid, ka crescendod, diminuendod, nüansid ei ole väga matemaatilised asjad. Ja selles mõttes, siin on selline üleskutse, et võib-olla, eks ole, tähendab, mitte igasuguste hinnangute andmisel selles mõttes, ise hulluks minna või ajada pillimeest hulluks. Et saada mingisugune protsent omale eesmärgiks. Nii, ja nüüd kõik see, millest ma rääkisin, kajastus nüüd väga praktiliselt ka selles salvestusprotseduuris. Et ma ütlen kohe, ma mängin teile suhteliselt varsti ühe praeguse seisu miksist. Selles mõttes, et kõik on pandud niimoodi, nagu on pandud. Marti marss on ääretult huvitav marss. Selles mõttes, et mul ei ole nüüd üldist noodigraafikat pakkuda, aga selle erinevates häältes on paralleelselt kasutusel 6/8 lugemine 3+3 ja 2+2+2. Paralleelselt erinevates kihtides. Samas juba väheste häältega, väheste mängijatega, kes on mulle oma hääled saatnud või õigemini käinud siin salvestamas minu juures, et juba väheste mängijatega tuli välja, kui erinev tegelikult on iga muusiku intonatsioonitaju, rütmitaju, selles mõttes näiteks ühes sellises kohas, kus kellel oleks nooti vaadata, siis 9. takt tähest B, kui eks ole, trumm mängib klassikalist 2 peale
ja samal ajal käib Kariibi mere piraatide teema näiteks kolmandas hääles. Et kuidas sellised asjad hakkavad niimoodi tunnetust segama isegi väga väheste mängijate puhul. Et siin tuleb nüüd asja teine pool, et no ütleme niimoodi, sellistel puhkudel võib-olla on otstarbekas õppimiseks kasutada siis pigem siis MIDI instrumentidega valmistatud matemaatiliselt täpset asja. Salvestusel, mida ma nüüd kohe mängin, siin on praegu asjad nii-öelda pandud praegu ritta täpselt nii, nagu nad tulid, kuskil midagi sünkroniseerimata. Reaalses elus ikkagi mida suurem koosseis, seda rohkem hakkavad nii-öelda mängijad oma individuaalseid erisusi üksteisega kohandama ja siis moodustub nagu reaalsem sound sellest, tahan öelda. Noh, ütleme, selle marsi puhul siis natuke võib-olla lisada, et 7 inimesega seda mängida on füüsiliselt vägagi võimatu. Ka meie tegime salvestusel niimoodi, et salvestasime lõikude kaupa. Nii, aga kuulaksime seda, mis ühesõnaga praegu kokkuvõttes saate mulli ehk sellest teosest. Hoiatan ette, et noh, sellised kohad, kus on ühed mängivad 3 ja teised 2 peale, on natukene loksuvad. Kokku saab jälle siis, kui enamik orkestrist mängib täpselt ühe loogika järgi. Nii, panen praeguse seisu nii-öelda ülimusta miksi peale ja ütlen, et töö jätkub sellega. Mati, aitäh! Moment, ma panen kohe kinni, jah? Nii. Ma tahtsin siin vahel öelda aitäh praegu, Mati, näitamaks ja tutvustamaks nii-öelda neid momente, mis siin asjadega hakkavad juhtuma ja ilmnevad, et praegu me oleme ikkagi natukene ajasurve all, et kõikidest asjadest ära rääkida, me ei jõua iga loo hingeellu sügavuti minna ja suur tänu praegu sulle näitamaks siin seda, et võib-olla 2 lauset kokku võtma. Ja, kui asi valmis saab, siis jagan lõpp-produkti hea meelega selles mõttes lihtsalt siin jälgime alati iga marsi puhul, katsume aru saada sellest, et kus ta kõige paremini kõlab ja tegelikult ka kui suure koosseisuga, et siin ei tekiks nagu neid ohtusid. Et asi kõlaks nagu inimlikult.
Harri, kas ma võin korra hästi kiirelt paar sõna öelda? jah, Kuule, suur tänu Matile, et ma saan aru, seal on jah, Kariibi mere piraatide ja siis 6/8 Marsi nagu asja hästi palju sees, et ma julgen öelda, et eks Eesti orkestrid väga seda 6/8 Marsi praktikat ju ülipalju ei ole, eks ju, noh. Et see ongi väga hea ja seda tulebki spetsiaalselt sellesse süveneda, pluss Kariibi mere piraadid, mis ma arvan tegelikult noortel muide tuleb iseenesest välja, sest nad teavad seda lugu ja nad teavad seda rütmi, kuidas see mängib. Neile väga ei peagi seletama, et pigem on nagu võib-olla vanemad inimesed, nagu natuke alguses on, mis ma olen ise kogenud sellega, et see on huvitav, et noortel tuleb see kohe välja, sest neile on see muusika veres nii-öelda. Aga ma tahtsin öelda lihtsalt selle marsimuusika maailma ja nende strihhide kohta ühte huvitavat asja, et kui me näeme nooti ja pealkiri on Marss, siis automaatselt me mängijatena, mängime kõik noodid nagu stakkaatos tavaliselt, et üldse polegi vaja midagi rohkem rääkida, kohe stakkaato tuleb iseenesest. Ja nüüd see ongi kunst, et tegelikult see strihheerimine marsimuusikas on palju mitmekesisem ja nüüd tuleb väga jõuliselt panna neid pikkade nootide märke ikkagi sisse ja isegi neid sisse märkides väga selgelt mängijad ikkagi kipuvad seda eirama. Et selles suhtes panen ka tõesti südamele, et kui neid harjutatakse, tõesti ülitähelepanelikult vaadata, näiteks pikkade nootide mäng, haala, ma ei tea, Puhkus Viljandis, ehk seal on ju tegemist ju swing-muusika elementidega, seal on oht, et läheb liiga palju lühikesteks nootideks, kui sa ei pane asju tähele. Ja siis mul tuli kirjutada praktiliselt see Las minna Valgast Viljandisse otsast peale lõpuni strihhe täis, mis on võib-olla mängijale siuke ebamugav, aga kui neid kõiki arvestada, siis tegelikult need asjad väga hästi siis, need fraasid lähevad siis paika, kui neid kõiki arvestatakse, aga see on ju kõigi soov, et teksti austatakse, eks ju. Aga ma arvan, et see on meie kõigi töö, et me suhtuks austusega kirjutatusse ja katsume seda ikkagi täpselt järgi teha, siis need asjad hakkavad ilusti õieti kõlama. Tahtsin lihtsalt öelda, aitäh. Jah, et ma läheks siit edasi teemadega, mis praegu on mul ette valmistatud veel ja jõuame siis selle arutelu ja veel võimalike kommentaaride juurde päris lõpus, et mitte praegu liialt takerduda. Põhimõtteliselt selle õppematerjali kohta olulise ütlesin ära, et õppijale on võimalik saada siis kohest tagasisidet nooditäpsuse, rütmitäpsuse, intonatsiooni kohta ning ega kui on meil olemas marsi noodid ja partiid selgeks õpitud ja marssi oleme õppinud nii-öelda nagu koha peal mängima, see veel ei tähenda, et kõik töö on tehtud. Koostöös Eesti Kaitseväega ja Soome Puhkpillimuusika Liiduga andsime siis Puhkpillimuusika Koja poolt välja tseremoonia dirigendi käsiraamatu. Esimene selletaoline Eestis ja see on täiesti meil siin olemas ja praegu veel võimalik saada, et minu suured tänud Simmu Vasarale ennekõike, kes väga palju nägi vaeva selleks, et see saaks kokku pandud. Peterson oli Soome analoogi tõlkijaks
ja Mikk Uusmäe on nende kasutatud fotode siis modelliks, näitamaks, kuidas need asjad välja näevad. Aga ega raamat üksi õpi. Tegelikult on see siis koolitusprogrammi õppematerjaliks ennekõike mõeldud ja siis koostöös Eesti Kaitseväega on meil plaan sügisel kokku panna koolitus, tegelikult koolitusprogramm on juba olemas ja see oleks meil pidanud toimuma kevadel, kuid seesama Covid on pannud asjad sedapidi paika, et täna ei toimu meil ühtegi koolitust. Et esialgu oleme edasi lükanud tseremoonia dirigendi koolitusprogrammi, siis selle käsiraamatu järgi õpetamise sügisesse ja arusaadavatel põhjustel täna veel kuupäevasid öelda ei saa. On see september, on oktoober või november, aga esimesel võimalusel, kui võimalik. Ütleks nii palju, et koolitajate ka arutelus on välja tulnud see, et maksimaalne võimalik osalejate arv võiks olla 15, et kui toimub jagunemine gruppidesse, siis igal ühel rohkemat kui 5 hallata on keeruline, nii et päriselt ka midagi selle viiperiga pärast suudaks teha ja 3 kogunemist on planeeritud 2 päeva kaupa, saab toimuma siis nädalavahetustel ja praktiliselt siis saab ka proovida seda nii-öelda orkestri ees, kas ka peale koolitust või koolituse ajal õpitust ka mängijad aru saavad. Nii, et jälgige reklaami ja kui on olemas kindel soov, siis antagu mulle meili teel teada, nii-öelda broneerige kohad, et esialgu on vaid 15-le võimalik seda asja välja pakkuda. Ja siis kogu see asi võiks saada kokku võetud ühe väikese sellise toreda marsimängu konkursi kujul, et laulupeol rongkäigul oleksid orkestrite read sirged ja üks harjutamine, 2 asja laulupeoks harjutades, kui vaheeesmärgiks on väike konkurss. Kas on kuulda või näha, keegi midagi ütles vahele vist, ei ole, kõik on hästi. Siis jah, praegu on plaan 2023 enne laulupidu marsikonkurss, mis võiks toimuda staadionil või mõnes suuremas spordihallis ja esimene raam, mida me oleme siis nagu mõelnud, et see võiks koosneda lihtsalt sellisest 3 osast, orkestri areenile marss, orkester areenile esitab siis seistes või liikudes oma programmi või loo, ühe marsi ja siis kõik selle viiperi korralduste saatel ka areenilt lahkumine, aga seda reglementi täna veel ei ole ja nii nagu siin ka nimetan, et ootame ikka vabatahtlikke oma nõu ja jõuga appi, et see asi võiks saada parim.
Eestis selle kohast suurt traditsiooni ei ole ja kõik leiutame jalgratast. Ning siin siis ongi niimoodi see koht, kus tänaksin kõiki, kes ilusast ilmast ja rutust aeda leidsid võimaluse ärakuulamiseks ja olekski võib-olla edasi küsimuste ja arutelude koht. Nii. Ma äkki teen otsa lahti, et mulle väga meeldis see, et olid Lõuna-Eesti teemasid kampa tulnud ja mul on see plaan küll, et ma need telliks ka oma saksi koorile mõeldes ja siis ühel hetkel kontakteerun, et vaadata nad korraks saksi koori mõtmes läbi, sest seal need 7-häälsed pluss trummid peaks toimima hästi. Ja kuna mul on suvel siin üks esinemine vähemalt plaanis, ma loodan, et see toimib, siis ma tahaks proovida selle salvestusega ära, et laivis salve ja vaadata, kuidas ta saksikooriga toimib. Nii et iseäranis see Sangaste taevaskoda päris kindlasti, aga eks seal on teisi huvitajaid mõtteid veel. Nii et väga kihvt algatus, mulle väga meeldib. Aitäh! Olgu öeldud veel nii palju selle asja juurde, et täna nagu ma slaidi pealt näitasin, ma katsun veel või siin veebis näitasin, ma katsun selle korraks veel nii, et kogumikku on võimalik juba tegelikult täna tellida ja miks on meil see kuupäev 1. juuni on, et me tahame olla veendunud, et kõikides partiides võimalikud näpukad vead välja tuleksid, et kui ka noodigraafika saab valmis, siis ta tahab ikkagi ülevaatamist, läbimängimist ja nii edasi. Aga suur hinnasoodustus kuni 1. juunini on ennekõike, miks me seda välja pakume, on ennekõike just see, et need tegijad, kes on kõvasti panustanud ja panustamas selle kogumiku ilmumiseks, saaksid oma võimalikud töötasud töö eest kätte, et nagu nimetasin, osaliselt maakonnad toetasid seadmisi ja lugude tellimisi, osaliselt on see nii-öelda ette tehtud seni tasumata töö. Ja samamoodi väga palju tegevusi on see, mida me sellises entusiastlikus vabatahtliku töö vormis ise teha ei saa, juhul kui me tahame väljaannet korralikul kujul jagada. Et kes on selles kindlad, et nad on huvitatud sellest kogumikust ja kindlasti meid usaldavad, et see nendeni jõuab hiljemalt 1. juuniks. Neid kutsuks üles siis selle 100 eurot odavamalt juba tellima. Kui võib, et kindlasti seoses selle marsimängu konkursiga, kui ta õnneks nii kaugel on, siis jõuab veel hästi põhjalikult mõelda, et kui suurt jalgratast leiutama hakata ja kas kõiges on see jalgratas. Aga kindlasti on selge see, et lisaks sellele marsikogumikku, lisaks sellele tambour majorite koolitusele
on vajalik koolitada ka pillimehi. Ma ise olen kokku pannud või panemas ühte webinari, kus ma räägiksin löökpillide kasutamisest Marsi orkestris. Aga tegelikult probleeme on palju. Ma teen ühe kiire demonstratsiooni. Ma ei nimeta orkestrit ega võidupüha paraadi, kus ma nägin järgmisi asju. Nii, esimesse ritta oli pandud 6 klarnetimängijat. Nii, üks hoidis klarnetit lehtrist sirgelt vasakul pool. Teine hoidis sirgelt paremal pool. Nii, kolmas hoidis kõverdatud käega vasakul pool. 4. hoidis kõverdatud käega paremal pool. 5. hoidis keskelt ja kõhu peal. 6. ei hoidnud üldse. No, ma ütlen veel kord, et ma ei räägi, millises Kaitseliidu orkestris ma selle pildi tuvastasin. Aga fakt oli see, et riviõppus oli lihtsalt korraldamata jäetud. Ja selliseid pisiasju, mis tegelikult rivis häirivad, on palju ja igasugusest valdkonnast. Nii et tore on see, et tõepoolest see asi 2023. aasta peale on planeeritud. Nii kaua jõuab inimesed seisma, käima ja käituma õpetada. Aitäh! Aitäh, Mati! Ja ma pean ära õiendama siin ühe keelevääratuse. Pati tuletan meelde, et Käole pandi siiski eesnimeks Kristo, et Kristo Käo on see kitarrist, kes siis selle toreda veebirakenduse Doremi neile aluse pani. Kuule, vabandust, korra segan, sul üks näpukas oli veel, sul oli Oskar oli ka valesti. Jah, just, et nägin seda ka, et tegijal juhtub, kui ei tee, siis ei juhtu. Aitäh! Nii, kas keegi on veel küsimused? Mina tahan lihtsalt tänada Harri juba, mis on selline põhjalikult töö, mis on tehtud, mitte ainult Harri, aga kõik, kes on kaasa töötud, siis on, ma arvan, see tuleb väga huvitav projekt ja me saame mitte oodata, millal me saame seda praktiliselt tegema. Aga ma nüüd natuke Harri küsida ka, kas on, kui me Hiiumaa tulevad kokku, kas on Hiiumaast on juba mingi võimalus, me saame midagi praktiliselt kasutada või teha sellised, kas on... Ja muidugi, on see, selleks ajaks on kindlasti need noodid on olemas ja kui sa valid midagi välja, sealt siis see on ju kõik teostatav. Ja, siis kui keegi natuke mõtleb veel, kas meil on küsimused Harri veel, mina räägin vahepealt, kui me Hiiumaal Voppi lähme, augustis on see idee lihtsalt see puhkpillide päevade teema või graafik tuleb, aga kindlasti tahame esinema, aga võib-olla me teeme seda fleksijaadel ka. Ma annan kõik dirigendid, kes on Voppis olemas, see võimalus ise üks lugu välja mõelda, mis me ise juhatame sellised projektis Hiiumaal. Siis me saame lihtsalt neid marside ka midagi juba panna või keegi on teine ettepanek, see on võimalik ka. Seda ma varsti vaatan Mariale nüüd, kes on tulnud, tere Maria, ka kui varsti asjad on valmis, mis see kaava teeb, me saadame kirja laiali ja siis saame vastata. Aga igaüks, kes on siin juba, saab juba mõtlema, kas sa tahad ise midagi teha Hiiumaal, siis me paneme seda kaavas. Ja. See on minu poolt. Nüüd lähme tagasi
Harri küsimus, et kas keegi on veel? Et Hiiumaal Toomas juba kogub neid lugusid, kes mida teeb, on juba siin osade dirigentidega, kes oma orkestritega tulevad. Mina näiteks saatsin ühe Michael Jacksoni kogumiku loo ära, et mida koondorkestriga mängida. Et selles suhtes Toomas juba korjab neid lugusid, kes mida teha tahab. Tal on nägemused läbi aastate, mis on Hiiumaal üritused toimunud, ägedamad lood kokku võtta ja kes tahab dirigeerida. Et kindlasti Toomasega peab vist siis konsulteerima, kuidas ta kava kokku paneb seal. Aitäh. Okei. Aitäh, Gunnar. Ja. Seda ma tein, ma võtan ühendus, keegi, kes läheb, ma ei tea, mitu inimesed siin on täna, kes lähevad oma orkestrisse Hiiumaal. Aga me leiame kindlasti selline võimalus, me saame koos VOP-iga ka kokku saama, kui meil oma programm on, aga selline VOP-i poolt, sellepärast ma küsin täna, aga seda ma räägin Toomasega, kuidas me seda teeme edasi. Ja. No tähendab, laias laastus idee on teha siis Kuusalu Pasunakoori 150. sünniaastapäeva juubelikontsert koos VOP-iga ja siis koostöös panna välja väärikas kava, mis oleks omakorda kombinatsioon, et mul on soov kaasata nii-öelda Kuusalust ka pärit ja kes on juba läinud edasi õppima ja saanud profiks, siis kes täna näiteks õpetavad Kuusalu kunstide koolis ja nii edasi, kaasata seal soliste võimalikult palju ja koostada siis kokku selline mitmekesine kava, kus astub üles Kuusalu Pasunakoor ise, eks ju, aga siis samuti VOP ja teatud programmist on siis selline suur ühendorkester laval ja seal sees on siis erinevad koosseisud koos solistidega ja nii edasi, et selline kombinatsioon, aga siis samas jällegi peab kogu aeg vaatama ja üks päev korraga, et me loomulikult peame olema ka valmis selleks, et me peame mingil põhjusel seda programmi näiteks muutma lihtsamaks ja nii edasi, et tuleb hästi paindlik olla. Ja siis, me ei ole nagu üle rääkinud, aga meil oli algselt plaanis, et täna oleks pidanud olema siis laupäeval seesama kontsert, mis nüüd on lükatud siis oktoobri lõppu ja järgmisel päeval ehk homme oleks pidanud toimuma siis VOP-i ka eesotsas sellesama marsiviiside kogumiku esitlus, eks ju. Et ilmselt me praegu mõtleme oktoobris seda samas rütmis teha, vähemalt täna on see plaan selline, eks. Et siis on ka laupäeval, kui ma ei eksi, siis 30. oktoober oleks kontsert ja järgmisel päeval siis marsikogumiku esitus. Aga parandage mind palun, kui nüüd selle marsikogumiku esitlemisega, kui see plaan on natuke teine võrreldes sellega, mis meil algselt on olnud, et me praegu oleme minu teada tõstnud selle kõik lihtsalt sügisesse. Jah, see kõik on, nii ongi ja. Ega meil need tempod kõik muutusid peale seda, kui me läksime uuesti sel kevadel isolatsiooni. Just. Ja tänu sellele meil puudub võimalus täna kontrollida neid noote just reaalselt orkestrite peal. Seetõttu on lükkunud kõik see protsess edasi, et mingit eraldi teist esitlust ei ole seni plaani võtnud. Aga veel siin mulle
personaalselt esitati küsimus, et kuidas nende partiidega siis ikkagi on, et kui ostetakse see marsikogumik, et siis need partiid tulevad kaasa PDF-formaadis printfailidena, mis on personaliseeritud, see tähendab siis seda, et nendele failidele on juurde märgitud, kes on selle faili omaja, et väljaprintimisel tuleb sinna peale siis vastavalt näiteks, kui Politsei- ja Piirivalveorkester ostab need noodid, siis seal on peale kirjutatudki, et see on Politsei- ja Piirivalveorkestri omand ja arusaadavalt see, kui need noodid on kellegi teise orkestri ees selle märgendiga, siis seda võib võtta kui sellist mitte tegijate töö austamist, et meil on väga suur palve ja lootust nagu sellele, et ka tegijad, needsamad heliloojad, arranžeerijad, noodigraafikud, kõikide erinevad kujundajad, kes oma seda tööd teevad, et need saaksid, ma ei räägi mitte väärilisest tasust, vaid miinimumtasust oma tehtud töö eest ja seetõttu kutsun üles tegelema nagu mõistlikult ja legaalselt nende asjadega, et ei oleks väga tore näha seda, et orkestrid koopereeruvad ja näiteks 10 peale ostavad ühe komplekti ja siis võtavad seda jagada. Aitäh Otka seletada. Nüüd ma räägin vahepealt, meil on paar minutit veel, Toomas ka, siis see Tartu projekt novembri lõpp. Kas sa saad midagi lisada või rääkida? Tartu projektiga on nii, nagu see plaan oli meil veebruari lõpuks, et ERMi saal on uuesti kinni pandud uudeks kuupäevadeks, see on siis novembri viimane nädalavahetus ja tegelikult Eerikuga on minu meelest see kuupäev minu andmetel läbi räägitud, peaks saama tulla. Et loodame, et siis kõik see, mis veebruaris olemata jäi, sünnib kõik novembri viimasel nädalavahetusel, et siit poolt paistab see kõik toimivat. Ja Eerikuga on meil hea kontakt, nii et me siin vahepeal üritame temaga ühte teist mõtet ka realiseerida ja temaga koos teha midagi virtuaalselt, aga kui ta valmis saab, küll me siis jagame teiega ka. No siis kõik vaatame, lihtsalt me tegutseme edasi ja kuigi tähtsam on, me leiame järgmine eesmärgiga kord ja kui võimalus tuleb ja me saame peres kokku saada, seda me ootame tegelikult kõik. Ja, nagu õpetaja, nagu dirigent, nagu orkestrijuht ja me tahame lihtsalt muusika teha. Muusika on selline kommunikatsioon, mis me koos olema. Neid asjad ootame kõik ja me loodame mingi uudis tuleb järgmine nädal, et me saame midagi teha. Aga nojah, me peame vaatama, kuidas on. Aga loodame parimat ja mina tänan, kui keegi on mitte veel küsimusid, ma tänan kõigile täna osalemise eest ja meie panus ja eriti Harri Puhkpidi muusikakoja. Ja minu poolt on praegu nii. Siis ma tänan kõigile ja kohtume järgmise võimalusel. Siis head koolivaeg, kes on koolivaeg, kes peab tööd tegema, head töönädal ja kuidas läheb edasi. Ja siis on, kes puhkab, saab puhkama ka. Võib-olla siiski küsiks, et kuidas praegu üldse toimetatakse, kas kellelgi on mingisuguseid mõtteid, ideesid olnud, kuidas oma orkestritega võimalikult hästi kontaktis olla ja kontaktivabalt asju lahendada, et? No
ega siin muud ei ole, et noh, kas või seesama võimalus natukene salvestada on kindlasti parem kui mitte midagi. No veel kord, et 16 Arvo Leiborist ei tee head ERSO esimese viiulirühma, aga noh, vähemalt hoiad ennast mingis mõttes soojas, et noh, tegutseda nagu ühiste eesmärkide nimel. Et noh, see on praegu kõige kättesaadavam, et ega praegu muud ei tohigi kuskil teha. Vabandust, tohib veel omalt poolt, et suur tänu selle Toherti eest. Mul solfeitsi õpetaja teeb oma ülestanded selles Tohertis, aga nüüd ma näen, et sellega tegelikult on võimalik ka puhkpilli ju õpetada ja seda rohkem kasutama õppida, et see on väga hea programm. Ka mina sattusin sellele just nimelt läinud kevadel tänu sellele, et ma olin kimbatuses, kuidas oma mängijaid ikkagi mängima motiveerida ja mil moel seda õppetööd teha, mitte ainult üle selle vaevalise telesillad, et mis väga palju oleneb sellest, milline on reaalne ühendus ja millised on ühel ja teisel pool otsas oleva siis riistvara, kui palju ta laseb endal üldse endast läbi minna. Tegin eelmisel aastal ja teen sellel aastal oma koolitööd, teen just nimelt videokodusalvestustena selles mõttes, et tunni läbiviimise protsess sõltub õudselt palju sellest, et kuidas on netiühendused ja kuidas on riistvara. Kõigil ei ole võimalust niimoodi minu kombel helipuldi taha asju ühendada, kodudes rääkimata sellest. Aga telefonidega saab kodus päris ilusaid võtteid ja selles mõttes, et see võiks olla täiesti, selles mõttes praegu lahendus selles halvas olukorras. Loomulikult ma jään enda juurde, et elavate inimeste kokkusaamist elavaks ettekandeks ei asenda muidugi mitte miski. Gunnar võtab targutada nii palju, et ma ei tea, orkestritegevusest rääkides, kui möödunud aasta võis vaimustuda nendest igasugustest virtuaalprogrammidest, et teha midagi koos, siis see aasta on ikkagi nii alla käinud see asi, et lihtsam minu arvates ikkagi, mina olen kasutanud seda taktikat orkestrilistis, peame meeles oma sünnipäevasid, kellel mis on, suhtleme verbaalselt, paneme vahvaid lõike, kes mida leiab, kasutame sedapidi suhtlemist. Ja tegelikkus on ikkagi minu arust see, kui saame ükskord kokku, küll siis see pillimäng ka läheb. Et väga alul katsetasin küll muusikakoolis siin heideti ette ja katsetasin teha, et teeme siis neid üksikuid asju, harjutage partiisid asju. Tegelikult see vaimsus on ikka, orkestritöö on ikka meeskonnatöö, et üle ei maksa mõelda. Mina ei taha uskuda, et nüüd saame kokku ükskord ja siis on umbes nii, et keegi enam pilli kätte ei võta, et pigem see vaimustus ja eufooria, see on ikka siis, kui kõik kokku saame, et ärme üle muretse. On minu kõhutunne. Ma käitun selle järgi. Kas see nüüd õige on, aga vaatame. Ma saan siia Gunnari jutule lisada, et minu pundid ka üldjoontes on ikkagi see, et üle mingi Zoomi ei ole mõtet partiisid õppida, et inimesed oskavad ise ka seda asja. Aga et Big Bandiga me proovime salvestada ja tegime seda pätti, et ei salvestanud igaüks oma partiid, vaid me saime ikkagi gruppide kaupa kokku, et võtsime niisuguse suurema stuudioruumi 4 tükki eri nurkades ja see vaimustus, mida inimesed tundsid, et nad saavad korrakski koos mängida. See oli ikkagi väga innustav, kuigi muidugi ega kodus mängitud suurt ei olnud ja meil läks 2 korda kauem aega, et sealt enam-vähem need asjad kätte saada, mida sinna salve oli mõtet jätta. Aga see vaimustus, kui me ühel hetkel kokku peaks saama, see võiks olla see suvi väga kihvt. Saksidega me tegelikult tundsime seda sama eelmisel suvel, et kui terve kevad jäi puudu, siis ühel hetkel kõik tahtsid suvi läbi proovi teha ja iga jumala esinemine külge võtta, et eks siis näis äkki õnnestub kuu aja pärast või 1,5 kuu pärast sama asjaga jätkata. Okei, minna lisan ka, mis me Viljandis tegime mõlemat orkestrit, Faiko orkester, kasutame seda Jan Udbolti klass, bent me for see metood, see 4 herd, mis on see heli-failit.
En need noored saavad ikka koos need helifailid, koos need partiisid mängida, nad tulevad seda tunnid tagasi, nad hariduvad koodus isiklik või ka koos helifailidega. Aga suur orkester, me teeme nüüd Puhkpus Viljandis 700 hakkama orkester on partiid nüüd olemas. See helifailid õpetajad koolis on see terve komplekt sisse mängitud. See on lapse näidist ja nüüd nad hariduvad ise. Me proovime nagu, aasta lõpp, see oli meie orkester aasta, tuleb üks video, mis tegelikult Gunnar tegi eelmine aasta juba see Sangar seikluste filmis seda lugu ja mis me hoopis tegime. Aga nüüd see hoiab seda orkester kokku ja selline orkestrite elu koolis, mis on tegelikult, mis me kõik tahame, siis on Nii, see aeg läheb lihtsalt, meil on 3 minutit veel, aga kas keegi on mingi veel kogemus, mis me tahame jagada? Kui ei ole, siis ma olen kõik head ja kohtume järgmise võimalusel ja tänan kõik osalemise eest. Ja? Aitäh, kirjutame ja joonistame. Kirjutame ja joonistame. Ilusat kevadet. Tooredat kevadet, nägemist. Nägemist kõigile.